Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Keenia ralli, mis üle 19 aasta pääses tagasi MM-kalendrisse, on nüüd purgis ja on purgis niimoodi, et hooaja 4. MM-ralli etapivõidu on võtnud Sébastien Ogier. Kes muu? Takamoto Katsuta elu esimene poodium, teine koht Toyotale, seega kaksikvõit. Ott Tänak võttis siis tänasest päevast maksimumi 3. koht kokkuvõttes ja 5 punktikatselt ehk siis punktikatse võit. Meil on stuudios Roland Poom. Nautisid tänast päeva? Kuule, täitsa üllatavalt põnev oli isegi tegelikult, et Greensmithi ja Formeau võitlust oli põnev vaadata ja seda oli ka põnev vaadata, et Ogier ei saanud kohe Takamotost jagu, et pidi natuke autot hoidma, et ma arvan, et täna oli sellist põnevust küll ja loomulikult liidri vahetus hommikul, et täna oli, ma arvan, päris põnev päev ja parem vaadata sellist päeva kui sellist, kui pooled autod ära kukuvad. No kui kellelgi mõne rallifännil peaks sügaval südames olema Hyundai meeskond tervikuna, siis ma arvan, et süda on päris puru, sest 3. ralli järjest, tegime Delfisse ka väikse ülevaate, 3. ralli järjest tagavedrustuselt ja esikohalt katkestamine. See statistika on lihtsalt niivõrd valus ja ma isegi ei tea, mida nagu seal Hyundais mehed mõtlevad. Ma isegi ei taha teada vist, mida nad mõtlevad või mida Adamo tegema nüüd peaks, et mehi seal nagu meestel motivatsiooni näitama leidma, et üks sama viga põhimõtteliselt, tagasild, tagavedrustus, mingi kinnitus, midagi on nõrk seal ja need annavad kogu aeg järgi, kui teised WRC autod püsivad koos. Et tegelikult see sama teema oli juba ka Shakedownil Solbergil ju, kui ta sõitis tagavedrustuse oli kõver ja seisis tee peal, jah. Seda lihtsalt on nii liiga palju. Ma arvan, et me võime iga ralli lugeda põhimõtteliselt 2 Hyundai meest, kellel on mingi või vedrustuse või tagasilla probleem, ehk siis tagasild ja vedrustus kokku. Seal midagi taimab, et ulme täiesti ulmena. Kuidas sina sellest nüüd Neuvilli juhtumist aru said, et meil näidati kordusest mingit kohta, kus ta justkui oleks üle kivi sõitnud, kui kommentaatorid poleks öelnud, et vaadake nüüd ta sõidab siit üle piraka kivi. Ma poleks aru saanud, et see mingi kivi on. Lihtsalt selline mügarik, järsku auto liigub jälle aeglaselt ja katse lõpus me näeme, et auto toetub rahulikult rehvide peale, kuigi tegelikult see ratas oli juba kõver. Eriti veidraks teebki, ma ka ei saanud aru sellest, et see tundus nagu niivõrd süütu ja üks selline kivi, no ütleme, okei, videopildist ei saa ka aru, kui suur see kivi on või milline ta päriselt on. Aga no WRC autot ei tohi lõhkuda ära selline kivi. Täpselt samamoodi nagu Ott, kus ta väidetavalt üle kivi sõites lõhkus ära, äkki eelmine ralli oligi või? Ma ei tea, kust see on nagu selles mõttes jälle müsteerium, et jälle tahaks arvata, et see pidi kuskilt saama varasemalt löögi ja siis mingi asi, näiteks see kivi siis lõhkus ta täielikult. Aga võib-olla lõhkus ka päriselt see kivi ära, et siis on lihtsalt nagu ekstra veiderna. Et see ei tohiks niimoodi käia. Aga miks see auto nüüd viimase ajal nii nõrk on olnud, sest tegelikult ei ole ju varasemalt nii nagu rajult seda välja tulnud, et see auto nagu ikka üldse ei kesta. No üldse ei kesta see autona. 10 euri selle peale, et me seda onboardi ei näe. ma olen nõus. See on kustutatud ja Hyundai ei näita neid asju. Kuigi tegelikult viimasel ajal, eriti Safaris on need kõik onboardid olemas. Ma ühel päeval pärast jalgpalliõhtut isegi ühte klippi seal vaatasin, päris raju andmine on ikka igal katsel. Need mügarikud teevad seal ikka nii ettearvamatuks. Rääkides veel sellest kivi otsa sõitmisest, siis kohe järgmisel katsel ju Takamoto Katsuta leidis sellise kivi üles, et auto nina oli jälle õhus. Kommentaatorid ka, et wow, see oli kivi. Aga paneb edasi. Pole nagu mingit probleemi käin. Ja see teebki asja kõige imelikumaks. Kuidas saavad teised autod edasi sõita ja Hyundai lihtsalt ei saa? No mis mõttes? See ei ole nagu loogiline. Jälle meeskond, kellel on kõige suurem eelarve. Puhur ei tööta lihtsalt. No
Me nägime sotsiaalmeediasse postitati lahedaid videosid, kuidas siis video pealkirjal, et Tänak tellis ja siis vahetati see tuuleklaas demonstratiivselt. Seal oli siis soojendus ilmselt peal. Ja ma nägin seda. See oli päris hea. Et seal on seda veidrust on seal nii palju. Sest aru ei ole võimalik saada, mis toimub. Reaalselt ainus, mida me kuuleme, on see, et tehakse nii palju tööd. Tõenäoliselt siis tehakse nii palju tööd, et autot kiiremaks saada. Auto on kiire, keegi nagu ei vaidle vastugi, et see auto kiire ei ole. Aga nüüd on 3 rallit või 4 rallit. Isegi 4 vist, kus on mingi jama olnud. Nagu korraks võiks midagi teha lihtsalt. Ma ei tea. Need insenerid on minust targavad, ma jälge midagi välja seal, et kui Hyundai peaks see aasta veel üks selline katkestamine tulema. No pool hooaega on ju reaalselt pool hooaega on minna, kui seal peaks üks selline katkestamine veel tulema. Ma ei tea. No sellest poolest võib-olla õnn on see, et 2 on asfaldirallid. See võib-olla päästab. Loodame. Kui ma keegi seal võll oleks seal Hyundai, siis ma ütles küll, et kui minge kõik koju ära, tooge uued mehed kohale, äkki nemad saavad hakkama asjadega. Ma loen mõned Andrea Adamo tsitaadid ka. Tuli siis kaamera ette, tekst oli peas valmis, luges ette. Tõde on see, et see on 3. ralli järjest, kus meil on probleeme. Auto on sama spetsifikatsiooniga, millega me eelmisel aastal lõpetasime ja läbisime rallisid nagu Türgi ja Sardiinia. Seal polnud meil kunagi probleeme. Kas ei olnud? Türgis ja Sardiinias eelmine aasta või? Jah. Peab järgi vaatama, aga kommentaariumis juba seal hakati, et seal oli trooli probleemid ja mida kõike veel, et see lause tuleks alla joonida ja need faktid üle kontrollida. Saadame Delfi faktikontrolli peale. See tähendab, et me teeme midagi valesti, see on ainus, mida saab öelda. Keegi ei otsi vabandusi, neid asju ei tohiks juhtuda. Peame ilma paanikata aru saama, mida valesti teeme. 3 korda järjest tähendab, et me teeme midagi valesti. Kasutame samu varuosi nagu eelmisel aastal. Mõned on 2017. aastast. Ma ei tea, ma pole insener, aga me ei saa vabandusi otsida, vaid peame otsima lahendusi. Mida sulle ütleb see lause, et kasutame samu varuosi nagu eelmisel aastal ja mõned on isegi 2007. aastast? No ütlebki täpselt seda, et 2017 aastal see auto oli oluliselt aeglasem. Oluliselt aeglasem. Ma arvan, et 2017 aasta autot ja 2021 aasta autot, ma ei kujuta isegi ette, see auto on võib-olla sekund kilomeetrile kiirem. Tähendab, see on nagu ebareaalselt palju kiirem auto täna, ehk siis see on arenduse käigus kiiremaks tehtud. Te ei tohi kasutada 2017 aasta juppe ju. Kas see on mitte see, millega nad 2007 reaalselt sõitsid, vaid sama tüüpi no lihtsalt juppe? Ütleme sama tüüpi jupp, et seda konkreetset juppis ei ole arendatud või tugevamaks tehtud. Aga 3 rallit järjest tähendab, et see tükk on nõrk. Ott Tänak tuli meeskonda, tegi selle auto kiiremaks. Ja tükidele me ei pea vastu, seal ongi see probleem. Et ma ei tea, kui palju... Ma isegi ei oska öelda midagi, ma ei tea. Kas üldse peab midagi... Kui kaugele peab üldse mõtlema, et miks neid jupid vastu ei pea? Võtku mingi katse välja, konkreetne katse samades tingimustes, vaadake, kui palju see uus auto kiirem on. Ma arvan, et on sekund kilomeetrile umbes kiirem. No seda Villi tagavedrustust näidati päris suures plaanis. Kui lähedalt sa jõudsid seda puurida, mida sina said aru, mis seal siis plahvatanud oli? Ma suumisin sisse natuke, aga ega oluliselt seal midagi näha ei olnud. Ma ei hakka nüüd täpselt midagi ütlema, mis seal katki oli. No Dirtwishi poisid võtsid ka selle luubi alla ja pakkusid siis välja, et tegu on mingite juppidega, meil ongi lihtsalt teatud eluiga ja mingi aja tagant nad lihtsalt ütlevad üles. Ja ilmselt ütleme, toome näite 2017 aasta või 2018, kui nad neid juppe kasutasid. See jupi eluiga näiteks oli 1000 kilomeetrit. Täna, kui see auto on sekund kilomeetrile näiteks kiirem, siis selle jupi eluiga on võib-olla 500 kilomeetrit, võib-olla 300 kilomeetrit, võib-olla 100, ei tea, nad peavad ise testima seda. Tundub, et pigem 100 ja 300 vahel, sest kindlasti pannakse uus jupp külge, aga järgmine ralli on selle katki. Et jah, kindlasti aastaid tagasi saigi sellega sõita rohkem. Masendav? No ebareaalne, et keegi selle peal tuld ei ole või ma ei tea. See tundub nagu kilomeetrid loetakse isegi nagu, ma ei tea, iga Eesti meeskond, kes sõidab Lada Samaraga või Nissan Sunniga Eesti meistrikaid, loeb kilomeetreid. Ja kui auto tehakse kiiremaks, sa tead, et ka see pool telg on näiteks nõrgem kohe. Et ma ei tea, millega nad seal mõtlevad.
Aga räägime rallivõitjast ka, Sébastien Ogier, me just vaatasime siin, et 4. katsel see seis ei olnud tema jaoks üldse roosiline, 4. katsel oli see, kus ta põrkas seal nagu tennisepall ja tuli siis ise purunenud vedrustusega finišisse ja kaotas seal 2 minutit Thierry Neuvillile. Selleks hetkeks oli sõidetud napid, no ei olnud 100 kilomeetrikki sõidetud. Aga 2 minutit Safaris no on kalender. Jaa. Ütleme, ega see algus oli ikka mega keeruline ju seal. Kui rallivõitjast rääkida, siis ma panin ta rallivõitjaks. Vist panin, on ju? Ma arvan, et ma panin Ogier rallivõitjaks nii-öelda selle oletuse. Ja juba 4. katsel ma mõtlesin, ma saan sulle sõnumi, et okei, unusta, ärme minu nendest ennustustest rohkem kunagi räägi, et see on nagu nii tuksis lihtsalt, kui üldse olla sai. Katsutat vist keegi ei pannud ikka poodiumile. Ja, ma mõtlesin, kas Katsuta või Greensmith, muidugi Formeau peale ma seal ei mõelnud üldse. Aga jaa, masendav algus, aga edasi lihtsalt nagu tegi täpselt seda, mida ainult teha saigi. Hoida autot ühes tükis, sõita mõistliku tempoga ja oodata, kuni keegi eest ära kukub. Ja tegelikult suht nii läkski. No. Ja nii läkski. Takamoto Katsuta elu esimene poodium ei toonud mitte Rally Estonial, nagu ta võib-olla ise oleks arvanud ja oodanud, aga tuli sellises kohas nagu Keenia, mis on täiesti tundmatu maa kõigi jaoks, mitte ainult Takamoto Katsuta jaoks, aga sisuliselt teki probleemide vabalt. Ta isegi rääkis mingist kahjustusest ja tänast tiimi, et see ära parandati, aga ma ei saanud aru, mis kahjustusest ta rääkis. Ma ka aru ei saanud. Aga statistikaliselt ka, et kui nüüd võtad Takamoto Katsuta lahti ja vaatad, et okei, mis teine koht, palju siis kaotsuid vaadatakse toppa. 21 sekki kaotas. Vahepeal olid 3 tundi oli sõidetud, venad olid Ogiega nullis. Ja juhtis rallit. Nagu uskumatu statistika tegelikult. 2 katset põhimõtteliselt juhtis. Üks kord üksinda ja siis koos Ogiega. Jaa, et see oli nagu täielik üllatus. Eks me tegelikult oleme näinud, et ta on viimasel väga-väga stabiilne. Ja seal me saime kohe aru, et kui sa oled stabiilne, siis sa jõuad, lõpetad kõrgel kohal juba. Et jälle tegi täpselt seda, mida tegema pidi, et vahepeal hoidis autot, vahepeal sõitis, kui tunnet oli, kui rada lubas. Üldiselt lihtsalt proovis autot ühes tükis hoida ja ega seal rohkem ei olnudki tal vaja teha. No hommikul siis küsiti Ogielt ka, et mis plaan siis Katsuta püüdmisega on. Kas võib-olla teete väiksed tiimikorraldused, siis Ogier ütles, et Toyota ajalugu on näidanud, et meie selliseid asju ei tee erinevalt teisest tiimist. Ja mulle nii ei meeldiks. Nagu tegelikult olekski totter välja näinud, kui Katsuta, kes on tegelikult ikkagi, ei saa öelda päris kollanokk, aga ikkagi ralli mõistes päris uustulnuk peaks korraldusega mööda laskma 7-kordse maailma. See oleks loomulikult, see kõlaks väga halvasti, aga see oleks igal juhul ära tehtud Power Stage'il. Kui Ogier poleks tast mööda saanud, et seal ei ole kahtlustki. Ma arvan, et Ogier on praegu punktidega sellises seisus, kus lihtsalt iga punkt tuleb nagu ära võtta, mis võimalik on. Ja teisele poolele hooajale saab minna suht rahulikult vastu tegelikult, et ilma suurte pingeteta. See oleks niikuinii ära tehtud. Lihtsalt keegi hakka ütlema, et Takamoto Katsuta peab laskma Sébastien Ogieri mööda, et see kõlab nagu veidi halvasti. Katsuta kohta, mis me veel ütleme, et mis sellise emotsiooniga tulla nüüd Eestisse võib-olla nägu päris naerul seal? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et ta selle pealt nagu suudab väga hästi oma edasist hooaega juba ka toimetada, et nagu tead, Eesti-Soome on ta lemmikrallid kindlasti ja ma julgen nüüd küll seda öelda, et ta poodiumil hakkab sõitma, nagu ta ise loodab, sest sellise kiire ralli peal on neid tegelasi üpriski palju, kes tahaks selle top 3 sõita ennast, et ja Eestis ei juhtu ikkagi, olgem ausad, päris nii palju, kui juhtus. Pigem Eestis ei juhtu üldse, et kui mingid rehvi purunemised, aga rohkem vast mitte. Ja pluss meil on veel ka Priin WRC autoga sõitmas eelmise aastal oli poodiumil. Et see Rovampere on ju Ogier, et meil on seal nii palju mehi, kes Eestist saavad poodiumile sõita, et see läheb päris tihedaks andmiseks, ma arvan. 3. koht, Ott Tänak,
tegelikult võib ju niimoodi spekuleerida, et poleks eile seda klaasipuhuri asja olnud, see kõlab nii totralt, klaasipuhuri rikelikkus Oti ralli, et mingi 10-eurone jupp. jah, et poleks seda klaasipuhuri asja olnud, oleks tegelikult ise ralli võitja. Või poleks olnud üldse Hyundai'l probleeme, oleks Hyundai kaksikvõit. Ja tegelikult mul just enne siia tulekut sõber küsis mu käest, et kuule, et kas sa tead, mis teema selle on, et aknapuhurid on ühe mootori alt, et kuidas on, et üks puhus, teine puhunud, et kas keegi on unustanud seal kokku pannes siis Oti poolset puhurit ära ühendada või et mis teema on, aga ma selle peale ei mõeldki, et see on ju ühe mootori alt toimub see ventilatsioon klaasile, et kuidas see täpsemalt seal siis mitte töötav oli, kui Martini pool puhas oli, et on eriti kehv lugu võib seal taga olla. Aga ei, lõppkokkuvõttes ju 3. koht ei saa nuriseda. Poodiumit pole tükk aega saanud. Pole ammu nähtud, jah? Ja, et peale sellist jamamist, 1 minut 10 sekundit põhimõtteliselt kaotust, et nägime 2 minutit 10 sekundit anti ära eile. Et ilmselgelt oleks siit see võit tulnud tegelikult. No Tänaku kommentaari oli, et loodetavasti Eesti tuleb lõbusam. Ega ma arvan, et isegi nagu kui Eesti tuksi läheb, siis ta on juba harjunud sellega. Sealt erilist emotsiooni vast enam ei tuleks, et aga loomulikult Eesti teine pool hooajast peaks tulema. No, siin ei saa lihtsalt midagi muud tulla, see peab õnnestuma. See meeskond ei saa lasta lihtsalt enam mitte ühtegi sellist viga sisse, et ja Ott omalt poolt kindlasti teeb selle töö korralikult ära. Ehk siis võiduvõimelist sõitu ta kindlasti teeks, nii et loodame, et see auto püsib Eestis ühes tükis ja saame võib-olla ka võidukarikat näha. Värskelt on tulnud sisse ka Hyundai pressiteade, mis siis ütleb, et ühest küljest on hea olla tagasi poodiumil ja võtta maksimumpunktid Power Stage'ilt, aga see on olnud meie ja kogu tiimi jaoks raske nädalavahetus. Eesmärk oli sõita 50-60% oma maksimumist, proovida vigu vältida ja sõita nii sujuvalt kui võimalik. Reede oli nõudlik, nii nagu Safari ralli olema peab ja tänane hommik oli ka. On olnud suurepärane ralli, nauditav, midagi unikaalset ja teistsugust. Näiteks reedel liiva sees sõitmine oli päris väljakutsuv ja selline seikluslik. Võib-olla Oti jaoks oli, aga Kalle jaoks kindlasti mitte. Samas on kahju Thierry'st, et ei tulnud temal sel nädalavahetusel välja. Nüüd lähme tagasi Eestisse, minu koduralli peaks tulema lõbus. Aga nii on, Adrien Fourmaux ei jäänud poodiumist tegelikult kaugele maha siin vahepeal, mis sa arvad, noor prantslane mõtles poodiumi peale või? Ma ei usu, ma arvan, et ta mõtles võitlusele Greensmithiga ainult, et see oli päris huvitav isegi jälgida tegelikult. Ma küll arvasin, et Greensmith suudab positsiooni hoida või vähemalt proovida võidelda selle nimel, aga tundus, et Fourmaux täna võitis selle üpriski lihtsalt ära ja mingit probleemi ei olnud. Aga ikkagi Power Stage'il võitas ka jätkuvalt korralikult gaasi põhja, et Greensmith ei suutnud ka veel Power Stage'il lähedale tulla, nii et üli hea sõit, ei saa midagi öelda. Isegi üllatavalt hea sõit. Ma kindlasti ei oodanud Fourmaux'lt sellist tulemust ja et ta suudab ennast kokku võtta. Sest neid sõiteid on tegelikult väga vähe, kes suudavad sõita mingi kindla tempoga ja vajad seal panna plus 10% näiteks. Neid sõitad on ääretult vähe, ma ütleks, et MM-sarjas on neid praegu 2 täpselt. Ogier ja Tänak. Aga mul kuidagi jäi täpselt mulje, et Fourmaux midagi sellist suudab ka täpselt teha, et väga hea sõit oli. Millist tulevikku ennustad või kas või millist seda hooaega selle ralli pealt Adrienile? Ma arvan, et tema edasine karjäär saab olema väga hea. Pole küsimust. See hooaeg, ma ei tea, kui palju tal rallisi antud on. Pigem tal antakse neid juurde kogu aeg. Et ta nagu tõestab ennast ja miks mitte, kui ta, ütleme, saab enamus nendest ülejäänud rallidest ka kaasa sõita, et
ei oleks midagi imestada, aga ei, ma arvan, et ta on tõesti järgmine nii-öelda Sebastian, kes tuleb, et Prantsusmaalt. Just pigem, ja ma ütleks seda tänase päeva pealt, et kui ta suutis, kui ta on nii vähe selle WRC autoga sõitnud, esimest korda seal rallil, ja ta suutis ikkagi väga selgelt kiirusega üle alla ja väga puhtalt sõites, nii et ma arvan, et seal on jah, tulevik on helge. 16. katse võit ja 17. katse kaotas Ogiele 3,8. Just, katsevõit ka käes. Ma ei tea, kas Greensmithil on üldse katsevõitu. Vist ei ole. Ei pruugi olla. Aga jaa, et M-sportide omavaheline heitlus lõppes siis sedapidi. Gus Greensmith võttis sellelt rallilt 5. koha. Ma arvan, et jääb ka vast rahule. No ma arvan, et see on nagu selline veits selline bittersweet, et nagu tore, aga oleks taht 4 kohta, et 5 on olnud. Aga tulemuse poolest jaa, ma arvan küll okei. Punktid on olemas ja auto terves on kõige olulisem, et ta on pigem varasemalt väga ebastabiilne olnud. Et nüüd ta järk-järgult on see hooaeg stabiilsust leidnud ja kiirus on ka tulemas. Leidsin vahepeal üles meie reedesed neljapäevased ennustused. Mina pakkusin Ogier, Tänak, Neuville. Mul läks poodiumil 2 meest pihta. Peep pani Ogier, Evans, Tänak ka 2 pihta. Peame selle punktisüsteemi välja mõtlema, et oleks aus, kuidas need kolmik, täpselt need kohad seal jagunevad. Jan Martinson pakkus Tänak, Neuville, Solberg. Solbergil lõppes kahjuks juba reedel võistlus. Aga hea pakkumine, mulle isest meeldis see pakkumine. Ja Roland Poom pakkus Ogier, Sordo, Greensmith. Jah. Ma arvan, et te jääte Jaaniga nüüd jagelema selle viimase koha nimel. Ilmselt küll. Aga ütleme nii, ja on ka ralli, mida ennustada ausalt öeldes. See oligi täiesti, kui sa kirjutasid, mulle panin täiesti puusalt, võtsin telefoni taskust välja, panin jumala suvalt nimed lihtsalt, nagu absoluutselt ei mõeld ka. Ja ma lihtsalt mõtlesin, kas Katsuta, Greensmith, Formod ma ei mõelnud või midagi ma kolmandale mõtlesin ka. Äkki oli ka Solberg, paneks lihtsalt poodiumile. Keegi ikka tuleb. Aga Kalle Rovampera peal tahaks natukene pikemalt peatuda. Selline väga kahetised tunded jäävad. Ühelt poolt on kahju, loomulikult kahju, et jäi sinna liiva sisse kinni reedel ja nüüd on kaotust 10-53. Arutame selle liiva intsidenti maha, võib-olla oleks esimene. Punktikatselt teine koht, aga see, mis ta täna tegi 4 esimest katset, see on otses mõttes ju roomas üle teede, et ma saan aru, et sul on vaja autot säästa. Teistel superralli meestel on ka muuses vaja autot säästa. Aga ma ei tea, austusest kas või fännide vastu pane natukene hoogu juurde. No meil võib-olla ekraani pealt on iga vaata, ma usun, et koha peal on ikka lahe, kui WRC auto sõidab mööda ja tolmab ja hääl on kõva, et no need kohalikud võib-olla ei saa aru, kes paneb täisgaasi ja kes mitte. Ei, ma arvan, et ei saagi. Üldse WRC auto. Reaalselt ma arvan, et ei saa. Kui palju ta kaotas katse peal, ütleme? Näiteks 17. katse, 22 sekundit. 16. katse, 30 sekundit. 15. Okei, see oli lühike katse. No, see punktikatse esimene läbimine, see oli üldse nalja tegemine, 3 minutit seal kärutamist. Ei, no mis seal ikka selline see pühapäevane päev on ja ilmselgelt seal midagi võiks muuta ju, see on kindel, nagu me oleme arutanud ka varem, et neid asju lihtsalt tuleb igal rallil ette tegelikult. Aga ju ta hoidis rehve ka, sest Paul Stage'ilt sai normaalsed punktid ja peaaegu sinna esikohale hakkas sõitma, nii et me ei saa seda strateegiat maha teha, kui see on lubatud. Nii et tal püüdavad midagi ja kõik on, sai vähemalt punkte Power Stage'ilt. Aga ütleme, et tema süü nüüd selles liiva intsidendis oli suht nullilähedane. Jaa, no see on, nagu me rääkisime ka, et ikka eriti nõme. Katkestad, mis katkestamise põhjus on, ma jäin liiva sisse kinni katse peal või ma tein katse peal kinni. Jah, eks okei, me ei saa öelda, et 0% on tema süüd, seal kindlasti oleks saanud kuidagi puhtamalt võib-olla läbida seda, kui teised said läbi.
aga ega seal suurt süüd ei ole ka tegelikult, et kelle süü see lõpuks on, ma ei oska öelda. Et lihtsalt jälle võib-olla sportlik ebaõnne. Kuidagi valel hetkel vajutus pidurit, palju liiva lendas klaasi üle, rohkem ei näinud ja see hoog juba oli maas ja jäi kinni, et väga kehv katkestamine, aga kindlasti järgmine kord ta niimoodi ei tee enam, ma arvan. Tol hetkel, kui see intsident juhtus, mul käis küll peast läbi, et ma ei tea, mis sellest rallist üldse saab, palju meid üldse siia finišisse jõuab, äkki kannaks üldse selle ralli maha, sest olukord tundus nii masendav, et tee on selline, et mees jääb tee sisse kinni, et kas need teised oleksid läbi saanud või noh, aga õnneks laupäev oli selline rohkem siledam tee ja täna nägime jälle natuke rohkem liiva. Noh, eilse juurde veel tagasi tulla, siis korraldajad võib-olla kartsid selle siledat teed, natukene panid mõned kivid juurde. Mind üllatab, absoluutselt üllatab, et nii väike tagasiside sellele korraldajad väiksele Vimkale on tulnud, et ei ole jah midagi väga kuulnud. Mainiti lihtsalt pubisesid, aga mingit actionit selle vastu pole nagu tehtud. Loodetavasti kuuleme veel. Jah, vaata, meil on veits keeruline seda arutleda siin, et me ei tea, kui häiriv see oli. Et ja kui palju neid oli ja mis iganes kuhu täpselt pandi, et kui see oleks ikka nagu tummiselt häiriv olnud ja reaalselt kuidagi niimoodi, et pime kurvis need kivid olnud. Et küll sõitjad oleksid karjunud ka, ma arvan. Aga võib-olla need ei olnud siis... Kui oleks otsa sõitnud päris kõvasti, jah? Ja just. Et aga järelikult need ei olnud nagu midagi nii ulmelist, et mainiti ära küll, et mingid kivid on tekkinud kuhugi, aga noh, mis seal ikka tuleb leppida, et sellised olid kommentaarid. Järelikult ei olnud nagu midagi väga hullu. Aga vaatame punktitabelile ka otsa, ega midagi roosilisemaks ei läinud, natukene hullemaks. Sebastien Ogier 133, Ott Tänak 4. koht 69 ja vahe on 64 punkti. See on rohkem kui kaks rallit. Kui arvestame, et üks ralli on maksimaalselt 30. No, aga seda pole vist ammu näinud. Ogier tegi seal Horvaatias 25+5. Tavaliselt ralli võite ikka seda 5 päris püüdma ei lähe. Jah, ütleme enamasti vast mitte, kui me vaatame statistikat. Aga olukord on ilmselgelt kehv ja suure tõenäosusega siit tiitlit ei tule see aasta. Et ega meil ei ole mõtet siin nagu ilustama hakata asja. Oleme realistid, et sealt tõusta kui Julian Ingrassia ei saa poole aastast võistluskeeldu. Just. Ei, no võib-olla siis tuleb ka keegi uus asemel, et Ogier peab saama selle kas positiivse COVID-testi tulemuse või võistluskeelu, et ei saalt, no reaalselt ei tule ju, see tundub ebareaalne. Ma arvan jah, ta on vaktsineeritud juba. See on tõesti ebareaalne. Jah, et niikuinii on Toyota paremas seisus Hyundaist. Neil ei ole mingit ebareaalselt tobedaid probleemena. Hyundai peab üritama kuidagi oma asjast mingit sõidetava auto valmis tegema järgmiste nädalatega. Ja nii lihtne see ongi, noh. Ott, ma ei tea, noh, siit ei tule MM-tiitlit, see, ma arvan, et kõik saavad sellest aru. Lootus ilmselgelt on, aga kui see tuleb, siis on loomulikult väga tore, aga tõenäoliselt see ei tule. Nii on, Elvil Evans 99 punkti ja see tähendab, et 34 punkti on tema Ogier'st maas. No Elvinil võib-olla šans veel tiitlile. Arvestades nüüd seda, et Ogier ilmselt päris kauaks ajaks jääb ikkagi seda sarja juhtima ja noh, ma arvan, et Toyota ka lõpuks ikka mingid korraldused mängu võtab, kui selleks vajadust on. Ja ütleme Ogier see kuidas öelda, sportlik õnn siis, see ei saa ka lõputult kesta, et kindlasti tuleb rallisi, kus on tal keerulisem ja Evans lihtsalt peab olema seal taga pigem kogu aeg olemas, võtma neid punkte ja Wingman. Just, ja pigem ka sealt mööda saama, kui Ogieril keeruline on. Ja kindlasti see otsustamine sellisel puhul jääb sinna viimaste paari ralli juurde, et mitte varem. Sest vahe on piisavalt suur, aga kui iga ralli stabiilselt mõni punkt rohkem võtta juba, siis kõik on võimalik. Terrine veel 3. koht, 77 punkti ja vahe Ogieriga 56. See on natuke vähem kui 3 ralli jagu, aga ikkagi ka päris suur. No jah, neil on igavene teine või igavene 3, et
ilmselt see aasta ka ei tule seda, et seda oleks ka nagu palju loota praegu, ma arvan. See nii, jah, pigem see tiitel jääb see aasta ikka Ogier ja Evansi vahel jagamisele. Ma ei tea, tundub ebareaalne, et keegi sealt tagant nüüd veel tuleb midagi ulmelist tegema. No napilt oleks Ott mööda lasknud ka Takamoto Katsuta punktitabelis, aga tänu punktikatse võidule seda ei juhtunud. Katsuta jääb siis Tänakust maha 5. kohale ja 3 punni on vahe. Takamotolt ikka ülihea hooaeg, täiesti üllatavalt hea hooaeg. Pole ühtegi katkestamist. Palju seal on siis? 4 6. kohta? Kohe ütlen. Nagu reaalselt müts maha, see on väga hea. 6, 4, 2. Kõige stabiilsem sõitja. Kas oleks eelmine aasta nagu arvanud, et Takamoto Katsuta on see vend, kes niimoodi sõidab? Elu sees ei oleks. 7-9, Mehhiko jäi ära, Eestis katkestamine, Türgi jäi ära, Itaalias katkestamine, Monsas 20. Noh, ja selline vend lihtsalt tuleb, see aasta sõidab niimoodi, nagu ta on sõitnud. Mis see graafik siis järgmine aasta? 4, 3, 2, 1. No lõpuks on see kindlasti jõuab asi nii kaugel, et ta on ikkagi Toyota tehase punktitooja. Ehk siis 1 3 sõitjast. See on nende plaan kogu aeg olnud ja nagu see areng on lihtsalt olnud uskumatult ilus vaadata, et kuidas Takamoto on arenenud nende aastate jooksul. Et ega ta ka ei ole palju sõitud ju. Ma arvan, et kellega ta koos tuli enam-vähem. Oli Green Smithiga äkki. Umbes nii, jah? Umbes samal ajal hakkasid sõitma WRC autoga, et... Kas Toyotal on mõistlik üldse praegult sõitjate turul vaadata, kes neil võiks olla see 3 punktitooja? No järgmiseks aastaks tõenäoliselt seda veel tehakse, aga kui järgmine aasta Takamoto suudab ennast jätkuvalt tõestada, siis pole ju pointi. Oota, kas spekuleerime korra? Evansil on koht suht kindel, eks? Pigem küll, jah. Ogier tahab teha pool hooaega. Väidetavalt. Aga kui võtab tiitli, võib-olla... Tahab täis hooaega. Võib-olla. Nii, siis jääb ju tiim samaks. Roompere ei lähe kuskile. Roompere on kindlasti meeskonnas. Nii, Ogier teeb pool hooaega, mis saab Roomperest ja Katsutast? Roompere, Katsuta ja Evans jäävad. Ja Evans, kõik. Ma arvan, kõik jäävad. Lihtsalt kui Ogier teeb pool hooaega, just võetakse, nii nagu spekuleeritud on, kas võetakse üks vabast olevast soomlasest sunninen Evans või Sordo, kes jagaks autot Ogier'ga. Aga teised jäävad küll kohtadele, ma usun. Põnev. Jaa. Me ei hakka seda manufaktuuri tiitlit, loeme sellega kiirelt ette, see on veel masendavam. Manufaktuuri tiitil on nii masendav, et see tuleb mul isegi lahti enam. 270 oli midagi äkki. Seal on vahe päris suur, päris kole. Peab juhtuma ime, et Hyundai sealt aasta lõpuks mööda saaks. Jaa, see punkti tabel oli midagi, siis 274 oli 270 midagi oli Toyota ja 210-20. Toyota 273, Hyundai 214 ja M-Sport 109. Just. Pigem masendav ja spordieele väga igav. Miks me peaks seda üldse jagama sellisel kujul. Aga okei, vahet ei ole. Loodame, et tuleb toetajaid juurde. Keeruline see aastad on niikuinii olnud, et aga täna see, ma arvan, et ühelegi fännile huvi ei paku, mis toetajate arvestusest toimub. Mis me nüüd Keenia kui ralli korralduse ja üldse ralli kohta ütleme? Minu arust sobib siia kalendrisse päris hästi. Väga hästi sobib. Etapp. Väga hästi sobib. Aga nagu me ka eile või üle rääkisime, et kui palju neid raskeid rallis olla võiks. Iseenesest neid raskeid rallid ei tundu nii rasked, kui Hyundai suudaks ühes tükis püsida tegelikult. Sest Toyotad ei ole nagu väga ära väsinud nendel rasketel rallidel. Koht on kindlasti olemas 100%, mulle väga meeldis. Lihtsalt midagi teissugust, väga raske ralli ja fännile väga põnev vaadata. Ja kui fännil on põnev vaadata, siis see toob juba ka raha sarjale juurde, nii et nagu spordi mõttes väga ideaalne. Ja Wi-Fi tundub ka olemas. Uskumatul kombel. Lihtsalt kõik ülekanded, kõik toimisid. Mäletan, et Horvaatias vist oli meil väike Sabin tuli, meil oli pilt kohe kadunud ja oli terveks katses kadunud. Täiesti uskumatu, et seal oli internet olemas ja midagi seal korraldati, sest
Poolas olles keegi ütles mulle, et seda cellulaardatat ei saa kasutada, et ala mingi mitu tuhat eurot on 1 gigabait. Poolas? Ei, seal Keenias, Poolas rääkisime. Et Keenias pidi olema 1 gigabait mitu tuhat eurot, et seda ei kannata kasutada, et peab mingit süsteemi seal mõtlema. Aga ei, väga, väga okei. Mulle väga meeldis see ralli. Inimesed olid ka sillas? Ja mulle kõige rohkem mulle meeldisid need viimase katse lõpus. Tantsijad mingi toigastega. Seal oli tehtud, jah? Need olid ikka eriti rõõmsad seal. Ja šampus pritsiti, siis need lasid seal. Tegelikult see võiks ju traditsiooniks saada, et meil võiksid ka võitjad vastu võtta mingid Kihnu memmed või need samad Tartu maalt. Ja, vabalt. Tegelikult oleks päris äge, et midagi sellist traditsioonilist, ma ei tea, rahvusriietes tantsijad midagi. Jumala äge oleks muidugi. Mõttekoht. Äge oli vaadata seda, mulle jumala meeldis. Naljakas ka natuke. Seda publikut võib-olla raja ääres nii palju ei olnud, sest see ikkagi hajus kuidagi ära, et me nägime neid Parklast videosid, need olid ikka, ummikuid ikka oli, aga nad, ma ei tea, kas nad jalutasid siis mööda katset laiali või seal sellist pealtvaatamisalasid nagu Eestis ikkagi ei olnud. Sellist päris ei olnud jah, et aga kuidagi need seal jaotatud olid, mis oli tore näha iseenesest. Ja isegi tantsjatel olid maskid ees vist. Enamustel, nii et ma ei tea, tundub, et nad on nagu mõistlikumad kui mõni Euroopa riik. Absoluutselt. Võib-olla Horvaatia äkki oli see imelik koht, nii et väga äge oli. Mulle väga meeldis see nädalavahetus, põnev oli. Et kartsin, et võib-olla ei tule põnev, aga mulle väga meeldis. Räägime 2 sõna järgmisest etapist ka. 15-18 juuli Rally Estonia. Mida me ootame Eestist? No nagu me juba rääkisime, päris tugevat võistlust poodiumi kohtadele. Meil on Ott, meil on Priin, Ogier, Rovampera, Katsuta, Neville. Kes meil veel on? Sunninen. Ütleme, meil on 6-7 venda, kes reaalselt sõidavad poodiumile. Need tuleb päris karm andmine. Loodame, et väga rehve ei hakka purunema, sest neid uusi teid on väga palju, mis on väga pehmed. Solberg on WRC-ga? Ma ei tea. Ma ei usu. Priin on WRC-ga. Ja kui on siis on Lube ikkagi, ma arvan. Lubeel on see jauaeg ikkagi olemas. Et loodame, et rehve käitki minema ei hakka, sest neid teid on väga palju, mis on uued ja pehmed. Mis me veel oodata oskame? Pirelli rehv on ka uus ja pehmed. Pirelli rehv on natuke vajab arendust veel pehmelt öeldes. Junior WRC etapp on, mis saab väga lahe olema kindlasti. Robert Jürves sõidab. Teisi Eestist ei sõida minu teada, Junior WRC-d. Jälle Robert on kindlasti võimeline võitma seda rallit. Ütleme siis Rally 2 autode arvestusest on meil ka ju päris korralik sats koos. Ikka väga korralik. Äkki Ent Jeets minu teada ei sõida, et teised peaks kõik sõitma. Suur Jeets sõidab. Suur Jeets, vana Jeets. Tema Gregor ei sõida. Tal vist on seljaprobleemid. Aga väga palju kiireid mehi on kohal, nii et tuleb mega põnev. Absoluutselt ja Delfi on ka Rally Estonial kohal, oleme täiesti sündmuste tulipunktis, enam lähemal ei saaks olla ja rõõm on teatada, et koos Rolandiga. Jaa, sinu jaoks rõõm, minu jaoks kurupostis. Pead testid andma negatiivselt, siis saad tulla. Aga täname muidugi vaatamast väga põnev nädalavahetus ja üldse kogu nädal on olnud, loodame, et järjest põnevamaks läheb ja vast see vormikõver nüüd selle Ott Tänaku esimese poodiumiga üle pika aja saab ka jälle, võtab tõusu ülespoole ja hooaja teine pool on selles mõttes roosilisem. Aitäh vaatamast, aitäh Roland! Järgmise korrani, jah! Kena päeva! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.